Tere taas, sõbrad! Täna tulin siis särge püüdma lõppude lõpuks, et vaatame, kas saab ka. Tulin ma siis Penijõe äärde, pole varem siin käinud. Arvestades, kui palju nädala sees juba kalamehi on ja kõik marsivad nii-öelda mööda ühte kallast sinna kaugele kuskile looduskaitsealale, siis tuleb ka see matk ette võtta. Et paar nädalat tagasi käisin Tuudi peal. Sealt nagu maa erilist mingit saake ei saanud, aga pühapäevasel päeval oli seal ikka metsik rahvamass. Mõned mehed midagi tabasid, aga mul kuidagi ei õnnestunud selle koha peal. Aga täna jah siis nimetatud Penijõel, et särg peaks siin sees olema. Väljas on pikalt soe olnud ja ma usun, et õnnestub tabada ka, et vaatame juba edasi püügipaigal. Kala on jah pilliroo vahel kudemas, aga püüda on üpris keeruline, et sellise lageda platsi peal teda ei ole. Ja ta on ainult siin nagu pilliroo vahel täpselt. Et proovisin paari püügipaika, kus oli vähe mugavam püüda, aga no mitte miskit. No ja sealt tuleb ilus särg. Aga no nüüd siin on see pilliroog ühel pool ja teisel pool. Panin sumba enda täpselt jalga ette, et hea mõnus kala välja võtta ja visata see. Püüan ma siis 4-meetrise ultralight ridvaga, et siin roostikus tunnen puudust ja võiks isegi selline 6-meetrine või 7-meetrine ritv olla. Et autos mul on tegelikult lihtkäsi olemas, mis on 7 või 8-meetrine. Aga auto on siit, tuleb järgmine. Auto on siit püügikohast nii kaugel, et sinna ma küll ei viitsi minna. Väga ilusas möödus särg on. Sellised täpselt õiged vobla mõõtu. Ja samuti võiks olla jalas säärikud, mitte kummikud. Praegu ma olen kummikutega vees siin. Tuleb järgmine. Kummikutega vees siin. Aga see on natuke pisika, selle laseme tagasi. Et säärikuga saaks paar sammu edasi teha ja oleks vähe mugavam kala sealt välja tõsta. Rakenduse osas siis nii palju, et kasutan ma libisevat seda korki ja libisevat tina. Ja on ta mul siis pandud nii-öelda stopperite vahel ja siis on ka nii-öelda pärlid vahele pandud. Et nii see tina kui ka siis kork ei lõhuks sõlmesid ja natukene pehmendab seda nii-öelda stopperile minevat laskust. Pilliroo vahel muidugi nende tühjade haakimistega on see, et kui kala otsas pole ja tõmbad, siis suure oraaga lendab rakendus kuskile üle pea ja pilliroogu ja värki, et võib päris kergesti kuskile kinni jääda. Tuleb suht ettevaatlik olla. No, mis see on nurg või? See on nurg, jah. Ma ei tea, mina nuruga ei oska midagi peale hakata, ma viskan alati nurud tagasi. Aga ilus selline. Võite mulle kommentaarides teada anda, mis teie nuruga teete. Ma tean, et teda kuivatatakse, aga ma ei tea, kui on valida kas särge või nurgu, siis ma igal juhul võtan kuivatatud särge voblaks nii-öelda. Huvitav on see, et särg ei ole siiani karvane. Ja karvane särg tähendab siis seda, et ta ei ole nii-öelda kuderüüs, et kudevale särjale tuleb nii-öelda soomuse peale selline täpike.
ja kuna soomusid on palju, siis käes katsudes tundub kala justkui nii-öelda karvane. Praegu on täitsa sile veel, et ei ole nagu see põhikude veel kalal pihta hakanud. Tuleb järgmine kala. No see hakkab isegi vaikselt karvaseks minema. Et hakkab tekkima täpp. Matsalu rahvuspargis püüdes siis tuleb teada, et siin on vajalik ka kalastuskaart. Et kõigi nende Tuudi ja Penijõgede ja ma ei tea, mis siia kõik veel kuuluvad. Ja teatud osas ka Kasari jõe peal tuleb teha siis 48 tunniks kalastuskaart, mis maksab 4 eurot. See siis lisaks harrastuspüügikaardile või loale. Et siin on looduskaitseala ja selle tarvis on see eraldi püügiõigus. Nüüd on midagi korralikumalt. Ja ilus särg. Ilus paks särg. Täitsa. No võt, ei saa kalda peal tõmmata siin ilusti. Peab laskma tal rohkem vees ära sipelda vist. Sest kallas on selja taga, aga see on mingi 2 meetrit kaugemal, et sealt ei saa püüda. Tuleb ikka jalgupidi vees olla. No, tule nüüd siia. See jäi kohe ilusti põske kinni. Kalapüügi juures on siis tähtis alati jälgida enda püüki, et kui mingi asi ei tööta, praegu oligi näiteks 3-4 kala järjest kukkus ära, ilma veest välja tõstmiseta, siis järelikult on midagi valesti, et tuleb vaadata enda varustus kiirelt üle. Konks oli veidi sirgu vajunud tõstmistega ja tuleb püüki jätkata ja samuti on siis päeva poole võib näiteks kala sügavust muuta või kõrgus nii-öelda, et veetasapinnas, kus kohas ta parasjagu tahab olla ja toituda. Et kui päeva jooksul ongi mingi hetk, kus kala 0 ei võta rohkem, siis soovitan kõrgusid muuta. Et teinekord ta tuleb põhjast ülespoole mingi 20 centimeetrit. Kui sööt on pandud täpselt põhja peale, siis sööt on liiga madal ja teda ei huvita see. Et tuleb olla selline mänguline selle püügi juures. Kalamees peab ikka leidlik olema. Varvastel hakkas külm ja jalad vajusid siin kogu aeg muda sisse. Ja tegin siis siin pilliroos vedelevatest mingitest okstest ja puunottidest sellise platvormi endale, kus peal seista, et hoiab mind natuke kõrgemal siin kalda peal. Praegu küljes mul on 5-grammine kork, et selle konkreetse jõe jaoks on see isegi liiga palju, et siin võiks vabalt olla selline 2-3-grammine. Aga kuna ta mul oli Tuudi jõest küljes, siis ma ei hakanud ümber vahetama. Et korgi valikul tasub jälgida seda, kui kaugel on vaja kaldast visata. Samuti kui tugev on vool. Ja mis kala nii-öelda ka püüda. No ei jäänud. Et tuleb erinevaid aspekte nii-öelda arvesse võtta. Minul see konkreetne kork on siis libisev ja lisaks tal on siis korgi väljaulatav osa, siis see vars nii-öelda on tühi, et sinna sisse saab panna erenduspulga. Ja saab ka pimedal ajal nii-öelda püüda. No, tuli nurg jälle. Aga nurgu ma ei soovi. Lisaks särjale on siin Penijões hästi palju ka siis nurgu,
ja viidikat. Et viidikal on hästi-hästi spetsiifiline mäng, ta tõstab korgi ülesse. Et ta läheb, võtab sööda ja siis hakkab seda kõrgemale tooma ja siis kork läheb vee pinnale. Vastupidiselt siis särjale, kes tõmbab just sööda allapoole ja viib korgi vee alla. Aga viidikas on hästi väikse mõõduga, et seda ma ikka täna kaasa ei võta. Võtti kuidagi kehvemaks, et proovin teist muskat jälle. Et vahetan ära ja äkki see mõjub kuidagi võtule hästi. Kasutan ma siis selliseid kiirkinnitusi. Et saab mugavalt muskasid vahetada. Ja on mul siis erinevas suuruses konkse ja värve ja et kuidas kunagi, mis meeldib, et tuleb katsetada ja proovida. Aga praegu panin seis hästi pisikese. Et äkki töötab see. Nii, panin värske sööda otsa ja hakkas kohe tulema. No, nüüd võtab ja on. Oi, väga ilus suur. Väga ilus priske särega. Ja on. Ups, ilus särg. Aga pääses minema. Ja on kala. Apsti, ilus särg, väga paksuke ka. Nii, uued tõugur otsas, vaatame kaua läheb. Ja võtab. Ja on. Mis ta läks? Mõni sekund ainult. Mõni sekund ainult uue tõuguga. Ai. Sai minema. Vedas tal. Nii, tuleb järgmine. See on vähe ilusam. Ilus paksuke, see on juba karvane ka. No, kaamerast see vist ei jää näha, aga sellised täpid on peal. Päike on nii kuumaks läinud praegu, et ilma tuuleta on selline tunne, et võta või särk ära ja ole täitsa palja torsoga. Täitsa näpistab lausa. No nii. Tuleb särg ikka juurde ja juurde. Aga see on ka väike. Jõudsin lõpuks auto juurde ja võtab siis päeva hukku. Et olin püüdmas kella 8 hommikul ja kell on praegu 4 saanud. Tulemuseks siis 11 kilo särge. Tagasi lendas ka väga suur kogus pisemat jälle ja nurgu samuti. Aga mis seal ikka? Mine ise ka kalale, võtta ikka pere kaasa ja mulle viska ikka like ja subscribe'i kanalit ja näeme siis juba järgmises osas.